Niki, ma olen täna Mektoris koos Birgiga, kes on TalTechi teadlane ja me oleme siin selleks, et uurida, kuidas siis kogu selles e-õppe olukorras palju mugavamaks seda õpet teha, kuidas õpetajad üldse käituma peaks, mida jälgida. Seega, mida me praeguse laua taga tegema hakkame? Me hakkame lahendama olukorda, mis oli siis distantsõppel kevadel, kus siis paljud lapsevanemad ja lapsed leidsid ennast olukorras, kus neil oli 35+ keskkonda, mida tuli koolis kasutama hakata, lisaks nende enda keskkondade. Me vaatamegi läbi need erinevad keskkonnad, mida sina kasutad, mida mina kasutan ja ma olen kuulnud, õpilased kasutavad ja proovime kuidagi kategoriseerida mingitesse gruppidesse, et kuidagi sellest internetimaailmas ellu jääda. Natuke siis tööasja, enamik on selline meelelahutusvaimne, et see on sinu sellest erialast, mis sa oled valinud, sellest sõltub. Mina õpetajana ja teadlasena olen siis nagu natukene laiemalt, aga sa kui näed, et minul üldse meelelahutust peaaegu aega ei ole. Et meil võib juhtuda koolis täpselt sama olukord, et õpetaja räägib, et oi, aga me hakkame neid asju kasutama ja need on väga mugav tööks kasutada ja räägibki oma vahenditest ja siis lapsed vaatavad täpselt samamoodi, et aga mul on need ja ma ei saa aru, mis asjast sa mulle nagu räägid. Et kui sulle nagu öeldakse, et vaata, sa ei saa neid asju enam kasutada, aga nüüd sa pead hakkama näiteks GitHubi kasutama oma asjadega. Mis sul tunne sul tekib siis? Kui keegi ütleb sul, eks ole, et sa oled pahane, eks ole, siis sa mõtled, et just, eks ole, siis sa mõtled, et äkki soovitaks võib-olla Facebooki õpetajale kuidagi. Siis ta ütleb, et ei, mina ei saa, see on sotsiaalmeedia. Okei, ma saan aru, et see olukord on päris keeruline, see on ilmselgelt frustreeriv nii õpilase kui õpetaja jaoks, aga mis see lahendus siis on või mida siit nüüd edasi teha? Et kuna täna kõik asju ei ole olemas veel, mida saaks keskselt kasutada, siis kõik kooli jaoks kõige lihtsam lahendus on võtta üks keskkond. Et näiteks kas Google Docs või Google Education või Microsoft 365 ja lahendada koolipoolne asi ühes keskkonnas. Ja siis, kui õpilased on harjunud, siis hakata juurde asju panema. Et see lõlbustaks nagu lastel õppimist kindlasti. Ma saan aru, et seda täna siis ei tehta või kuidas olukord hetkel on? Meil on 550 kooli ja umbes 100 koolis on see juba nagu ära lahendatud, et tehniline võimekus on olemas. Aga kahjuks ei ole kõik seda realiseerinud. Et kõige lihtsam lahend oleks lihtsalt, et e-kooli rohkem ära kasutada ja kõik seda muud süüst asja, aga kuna tihti on meil haridustehnoloogid toonud selle maailma kooli, siis igaüks on valinud 3 asja, lapsel on mis nüüd tulevikus hakkab, miks me nagu üldse nagu sellest räägime täna, on sellepärast, et Eestis on tekkinud mõte, et meil võikski olla üks keskkond, kuhu ma saan ühe kontoga sisse logida ja kõik need asjad vitsutatakse sinna külge. Ehk siis minu õppimise logi enesearengus, koolist, meelelahutust jookseb nagu ühte keskkonda. Ja see keskkonnal on taga siis tehisreaalsus. Ja tehisreaalsus ütleb sulle, et vaata, teised inimesed, kes on jooksnud täpselt samamoodi, on teinud niimoodi. Ja kui sul motivatsioon ära kaob, siis ütleb, et aga teised on teinud niimoodi. Ja õpetaja saab nagu selle ühe lapse kohta tema sellise suurema pildi ette. Mis tähendab, et võib-olla ma ei peagi kehalise kasvatunnis iga harjutus kaasa tegema, kui ma tegelikult samal ajal trennis käin. Mida sa soovitaksid õpetajatele või üldse õpilastele, et me jõuaksime 5 aasta pärast sinna? Et ma soovitan õpilastele ja õpetajatele seda, et nad kindlasti räägiks oma unistustest ja sellest vajadusest, et meil on neid keskkondasid vaja. Sest muidu juhtub see, et kool on vaikne, ametnikud arvavad ja Eesti riigis, et ei ole sellist asja vaja, et meil on digipööre toimunud. Et meil on küll tõesti jagatud kätte arvutid, meil on jagatud tehnika, meil on internet, aga sellest ei piisa. Meil on vaja süsteemi, meil on vaja toetavaid keskkondasid, mis siis meil aitavad tõesti õppida. Aga kui õpetajad ja õpilased peavad kasutama nii palju erinevaid programme, et kuidas see turvalisuse pool on, et sul on igal pool erinevad paroolid, kasutajanimed, et mis need ohud on või kuidas neid ennetada? Et see olukord, mis sa kirjeldad, et meil on erinevad kontod, erinevad paroolid, on ideaalolukord. Et tegelikult üsna reaalne on see, et õpilasel on kuni 3 kontot ja siis ta logib igale poole samamoodi sisse. Et see on kindlasti jama, et ongi õige, igal pool on erinev konto, siis 2-kordne autentimine kindlasti nendele keskkondadele, millest sa ei taha ilma jääda. Ja tasuks nagu mõelda, et kas kõikidesse nendes kontodesse ma pean oma nimega minema.
et võib-olla oleks mõistlik see, et mul on selline sala email, millega ma registreerin, kus ei ole minu nime juures ja ma kasutan, saan selle teenuse info kätte, saan ennast targaks, aga ta ei seosta minu nimega, kui mina seda ei taha. Et mina näiteks olen käinud tihti õppimas ja ka näiteks mõnda asja kasutamas just salanimega. Ja ma soovitan kõigile õpilastele ja õpetajatele, et see on okei, kui sa andmeid ei anna näiteks valisele teenusepakkule, kes asub Hiinas või Ameerikas just salakontoga. Et kooli sees mind ju kõik tunnevad. Andmeid ju tegelikult saan. Ma saan ju tõendada ära, et mina olen seda teinud. Aga küsimus on selles, et miks see Ameerika või Hiina peab teadma, et mina seda teinud olen? Aga miks üldse halb on, kui siis Ameerika või Hiina saab teada minu andmed? Miks peaks seda vältima üldse? Et täna näiteks, kui ma räägin YouTube'is või teen mõnda tegevust, on positiivne. Aga ühel hetkel võib selguda, et seesama, mida ma just rääkisin seal, ei ole ühiskonnas enam aktsepteeritud. Ja sa tahad näiteks minna Ameerikale maale, aga piiril öeldakse, et aga teist on selline video, mis meie riigile ei sobi. Ja sind võimeliselt hakatakse nagu taga kiusama sinu arvamuse, sinu mõtete, sinu tulemuste pärast. Teine asi on see, et kui minu õpitulemused, mis oli 10 aastat tagasi, kus ma ei osanud asja, on näiteks teada minu tööandjale või teistele inimestele, siis see võib olla naeruväärne. Aga 10 aasta pärast ma juba oskan seda asja ja mul on väga keeruline tõestada, kui netis on minu kohta, et ma matemaatikas sain 3, aga tegelikult täna tahan statistiku matemaatikule töötada ja mul on tase umbes 10, aga netis ikka kõik teavad, et ma olen hindele 3 ja ei osanud mitte midagi. Et see on selline nagu maine kahju teema ka.